Kurat, ma olen ikka sõltlane, kohvisõltlane siis selles mõttes. Igatahes, mul on hea meel, et te olete täna jälle leidnud tee siia minu juurde Elvise blogisse, sellepärast, et täna on mul teile varuks midagi natukene teistsugust, midagi huvitavat. Minu selja taga siin Mustamäel Vilgo lilledes filmitakse täna Eesti uue teleseriaali komöödiasarja Lillepood esimest võtet. See tähendab, et esimest episoodi siis. See tähendab, et ma saan minna jälle siia ja tutvustada teile natukene seda, mis toimub stseeni taga, mis toimub kulissi taga, kuidas seda asja filmitakse ja kes on need lahedad osatäitjad. Reedan nii palju, et peaosatäitjateks on Ago Anderson ja Ivo Reinok. Rahvale kõik teada-tuntud nimed ja väga ägedad tegelased. Alati, kui ma Ago Andersoni kuskil näen, siis ma irnun kõverast sellepärast, et kui see vana kuskil mingit kino teeb, siis see on müstiliselt hea. Ja Ivo Reinokit teate vist ka kõik ja kui ei, siis väike meenutus teile. Mööda. Igatahes ma arvan, ärme siin pikemalt seletagi, lähme vaatame, mis seal sees toimub. Ma käisin seal sees korraks ja ma ütlen ausalt, see oli väga lahe, see by far kõige lahedam Lillepood, kus mina kunagi käinud olen. Sellest läksin sinna sisse, ma olin mingi 5-10 minutit seal sees, ma tulin välja. Mul oli selline tunne, nagu ma oleks selline avastus jälle, et oh fuck, ma olen ikka Tallinnas, sellepärast, et seal sees on hoopis teistsugune õhuniiskus, selline kliima ja mul tekkis korraks selline tunne, nagu ma oleks kuskil Lõuna-Itaalias või Lõuna-Euroopas. Väga lahe, igatahes hoopis teistmoodi Lillepood. Lähme vaatame, mis meie näitlejad seal sees teevad ja milline vibe on. Ja, käib. Võtan ka lunksu. No, aga nüüd tuleb mõndaga karskust pidada, eks ole. Vabandust. Sõnd. Mina olen Armand. Arvi on minu isa. Mis siin poes toimub? Mine vekk. Ei ole vaja neid kaktuseid näppida, kui neist midagi ei tea. Juba sain ühe okkasid. Aga pole hullu. Igatahes, ma olen siin kasvuhoones või siin Lillepoes mingi 5 minutit olnud ja mul on juba nii valav, et ma ei saa aru, ma ei suuda mõista, et siin näitajad peavad põhimõtteliselt 10-12 tunnise võttepäeva vastu pidama. See on ebareaalne. Kui ma paar nädalat tagasi sain siin käia seda Padja klubi järgmise hooaja esimest episoodi filme, siis seal oli nagu ruumima ilm, võtted olid põldudel, talusaasadel, nagu keegi jäänud kellelegi ette, väga mõnus. Siin on lugu hoopis teine, siin on kõik inimesed üksteise otsas, sinna sisse on vaja veel mahutada tehnika ja siis kuidagi kogu see asi veel üles võtta. Võttepäev on pikk 10-12 tundi, et see on päris jõhker. Siin on palav. Millest see uus teleseriaal komöödiasari siis tegelikult räägib, on ühest Lillepoest, kus tulevad sageli ilmsiks inimeste elude kõige rõõmsamad või kõige kurvemad sündmused. Selle tegevuse keskmes on siis Lillepoo omanik, kelleks on Ago Anderson ja üks selline veider taimefanatt, keda mängib siis Ivo Reinok. Ja varsti nende käest kuulete juba nende karakteritest natuke lähemalt juba ise, aga praegu vaatame selle kasvuhoonele. Christopher on siis tegelikult Christopher Robin, on ta päris nimi. Ja ta on elukutseline florist. Ja ta on hingelt florist ja kõik, mis ta vähegi tunneb ja vähegi armastab ja vähegi tahab maailmat saada, on see, et tegeleda oma elu armastusega, ehk siis lillede ja taimedega. Ja teiste inimestega suheldes ta ei tunne ennast mugavalt. Ta on kuidagi inimestes pettunud mõnes mõttes ja ta teab, et inimesi ei saa usaldada ja ta alati saab usaldada taimi. Ja mõnes mõttes ta on saavutanud lillede ja taimedega mõnes mõttes teise astme kontakti, et ta kuidagi tajub neid juba niimoodi, et ta selles suhtes ta räägibki lilledega ja ta saab sealt ka mingit infot vastu. Toimibki selline päris nagu inimestevaheline suhtlus. Vabandust. Mina olen Armand. Mina olen Arvi poeg. Ema on haiglasse sattunud rabandusega ja isa on arreteeritud. Ja on
politseis hetkel ja mitte midagi rohkemat Armand ei tea. Ta tahab lihtsalt üle vaadata, mis seal Lillepoes toimub ja siis selle jama kaelast ära saada, et kas see pood siis sulgeda või, aga sulgeda ta seda ei saa teatud põhjustel. Ja sealt hakkab siis lugu kerima, mis läheb siis kriminaalseks, seksuaalseks ja naljakaks. No vot nii, ühesõnaga, lõuna on söödud, pool päeva on läbi, aga sellest pole hullu, sellepärast et see saade on teieni jõudmas juba varsti. Sina ja silmad kõrvad lahti ja ma võin teile öelda, et mul ei ole kodus telekat, aga tõenäoliselt peame teleka koju tagasi tooma, sellepärast et siin sarjas saab tõesti palju nalja. Igatahes, ma arvan, et ongi selleks korraks kõik, teiega kohtume juba peagi. Nii kaua pidage meeled, olge ilusad, olge mõnusad, olge teineteise vastu head, hoidke jalgpedaalil ja lõbuarvelt kokku ja tšau! Üks asi veel. Palandana. Niisiis, komöödiasari Lillepood jõuab teie ette juba üsna pea. Aga kui sa jõudsid selle video vaatamisega siiamaani, siis tee mulle teene. Mine võtta kiirelt lahti Facebookis TV3 Eesti leht ja viska selle like. See aitab sul edaspidi kursis olla nii minu Padjaklubi, Lillepoe kui teiste TV3 Eesti tegemistega. Ja mis veel? Jah, sa tead, kust mind leida. Tšau!